Kõik, mida oled Jaapani kohta kuulnud, on vale. See peaks olema kõrgtehnoloogiline tuleviku imedemaa ja selle rahvaarv väheneb, sest noored on liiga animega hõivatud, et kohtamas käia. Mõlemad väited on valed. Tõde on palju süngem. Jaapan on tegelikult maksejõuetu ärimudel. 30-aastase jaoks Tokyos pole lapse saamine lihtsalt ilus verstapost, vaid see võib kaasa tuua tõsise rahalise kokkuvarisemise ja kõige hirmutavam osa, täpselt sama rahaline lõks sulgub juba ka Ameerika Ühendriikide ümber. Kogu maailmas toimivad kaasaegsed ühiskonnad lihtsa, kuid põhimõttelise reegli järgi. Suurem tööealine elanikkond aitab toetada väiksemat pensionäride hulka. Töötajad maksavad makse, rahastavad pensione ja toetavad tervishoiusüsteeme. Kui nad ise vananevad, teeb järgmine põlvkond sama nende heaks. See kokkulepe toimib seni, kuni nooremaid tööealisi inimesi on piisavalt, et kulud katta. Siin tekibki Jaapanil probleem. Riik liigub aeglaselt, kuid kindlalt enneolematu üks-ühele sõltuvusmäära poole. Sellest on saamas olukord, kus ühelt maksumaksjast töötajalt oodatakse, et ta ülal peaks ühe pensionäri. See ei ole jätkusuutlik. Ometi liigub Jaapan just sinna. Miks? No, riigil on planeedi vanim elanikond. Ligi 30% rahvastikust on 65-aastased või vanemad. Jaapanis elab ka maailma rekordiline arv 100-aastaseid inimesi. Umbes 99 000 inimest on juba 100-aastaseks saanud. Aastaks 2036 hinnatakse, et eakad moodustavad juba kolmandiku kogu elanikkonnast. See ei juhtunud üleöö. See on aastakümnete pikkuse aeglase ja vältimatu ühiskondliku muutuse paratamatu tulemus. Sündimus on juba aastaid langenud. Samal ajal kasvab oodatav eluiga jätkuvalt. See tähendab, et igal mööduval aastal kasvab ka pensionäride arv. Surve langeb töötajatele. Üks viis, kuidas majandusteadlased seda survet mõõdavad, on niinimetatud rahvuslik koormusmäär. See arvutatakse, liites kokku ühiskonna poolt makstud maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed. 1970-ndate keskpaigas oli see koormus umbes 25% rahvuslikust sissetulekust. 1990-ndate lõpuks oli see tõusnud umbes 36%-ni. Tänapäeval on see umbes 46%. See tähendab sisuliselt, et Jaapani kogu maksutulu moodustab peaaegu poole majanduse loodud rahvuslikust sissetulekust. Kujutage ette Tokyo töötajat, kes teeb 10-tunnist vahetust. Praeguse maksukoormuse juures võib tunduda, et peaaegu pool sellest vahetusest läheb maksude alla. Alles selle vahetuse teises pooles hakkab ta tegelikult teenima piisavalt, et osta süüa, rääkimata üürist või kommunaalarvetest. Raha muidugi ei kao kuhugi. See jaotatakse ümber, et rahastada kaitset, koole, pensione, tervishoidu ja laiemat avalike teenuste võrgustikku, mis hoiab kaasaegset ühiskonda töös. Aga kui kõik see ära võtta, siis seisad silmitsi pideva tasakaalustamisega selle vahel, mida inimene päevas toodab ja mida kollektiiv vajab, et end ülal pidada. Lühidalt öeldes on Jaapani kogu riigieelarve lakanud toimimast avalike investeeringute või positiivse kasvu mootorina. Sellest on saanud riiklikult heaks kiidetud vaakum. See imeb noorte rikkuse, et hoida üleval turvavõrku eakatele ja see võrk läheb järgnevatel aastatel ainult suuremaks. Aga kui numbrid on nii halvad, miks noored siis vastu ei hakka? Seistes silmitsi nii hirmutava rahanise tulevikuga, võiks arvata, et Jaapani nooremad põlvkonnad hakkavad vastu ja nõuavad kogu majanduse ümberkorraldamist. Seda ei juhtu, mitte kuulekuse või ükskõiksuse tõttu, vaid ühiskondliku halvatuse pärast. Jaapani noored on lõksus. Nad on kinni korporatiivses masinavärgis, mis karistab neid, kui nad üritavad iseseisvat elu alustada. Et sellest aru saada, peame vaatama tõelist põhjust, miks Jaapani sündimus on nii järsult langenud, sest tõde on hoopis teistsugune kui tavapärane narratiiv. Lääne kommentaatorid on juba aastaid omistanud Jaapani rahvastikuprobleeme mingile kultuurilisele puudujäägile nooremate põlvkondade seas. Nad ütlevad, et noored ei taha enam suhteid. Nad on muutunud isoleerituks, sõltuvaks tehnoloogiast, kadunud animemaailmadesse ja videomängudesse. Nad eelistavad digitaalsete avataride armastust päris inimestele. Selle jaoks on isegi nimi olemas – rohusööja tüüpi mehed. See on terve põlvkond noori jaapanlastest mehi, kellel puudub huvi seksi, kohtingute või päris inimsuhete vastu. See narratiiv on üleolev ja tegelikult vale. Andmed tõestavad seda. Küsitlused näitavad, et 80% üksikutest jaapanlastest soovib abielluda. Paljud veedavad iga päev tunde kohtingurakendustes, olles meeleheitel, et leida endale see õige. Soov tõelise kaaslase, läheduse ja traditsioonilise pereelu järele pole kadunud. Seda pole asendanud virtuaalmaailmad ega digitaalsed avatarid. Seda on aga jõhkralt alla surutud ületamatu rahalise takistuse tõttu, mida tuntakse abielulõksuna. Ja see lõks pandi üles 90-ndatel.
enne seda aega tundus, et riik liigub suurel kiirusel edule vastu. Aktsiaturud tõusid, kinnisvarahinnad olid head ja ettevõtted pakkusid töötajatele stabiilset eluaegset tööd. Nende tulevik oli kindel. Ja siis mull lõhkes. Kõik muutus. Kasv aeglustus, aktsiad kukkusid ja ettevõtted hakkasid tööturul reegleid ümber kirjutama. Kõik selleks, et oma kasumit kaitsta. Üha suurem osa töötajatest sunniti ajutistele lepingutele või osalise tööajaga ametikohtadele, saades osa niinimetatud prekariaadi klassist. Need ametikohad ei maksnud mitte ainult vähem ega pakkunud vähem hüvesid. Need ei andnud ka turvalisust ja stabiilsust, mida inimesed vajasid oma tuleviku planeerimiseks. Vanematel põlvkondadel seda probleemi polnud. Nad teadsid, et nende tulevik on kindel, seega abiellusid nad ja said lapsi. Nooremad inimesed aga pidid äkitselt vaeva nägema, et leida stabiilne töökoht. Jaapanis on kirjutamata reegel, et meestelt oodatakse vähemalt 3 miljoni jeeni ehk umbes $20,000 suurust aasta sissetulekut enne abiellumist. Statistika näitab aga, et kuni 60% 20. alguses olevatest üksikutest meestest teenib sellest vähem. Nad on abielust, isaks saamisest ja soovitud elu elamisest justkui välja jäetud. Sellisest elust, mida nende vanemad ja vanavanemad said elada. Asja teeb hullemaks see, et isegi kui paaril õnnestub see rahaline takistus ületada ja abielluda, on ettevõtete süsteem valmis ema karjääri hävitama. Hetkel, kui abiellus jaapanlanna otsustab lapse saada, visatakse tema tööelu majandusliku hakklihamasinasse. Kui kujutada naiste osalust Jaapani tööturul graafikul, moodustab see selge ümberpööratud U-kuju. Naiste osalemine tööjõus kasvab täiskasvanu ea alguses, enne kui see lapse kasvatamise aastatel, mis sageli jäävad 30ndate algusesse, järsult langed. Selle taga peitub veelgi tumedam tõde. Paljud naised, kes lahkuvad stabiilselt täiskohaga töölt, et lapsi kasvatada, seisavad hiljem samaväärsele tööle naastes silmitsi arvukate raskustega. Statistika näitab, et pooled 30ndates ja 40ndates eluaastates inimestest on liigitatud mittestandardseteks töötajateks, olles kinni osalise tööajaga või lepingulistes ametites ilma igasuguse töökindluseta. Paljud neist naistest teevad endiselt olulist tööd ettevõtetes, kuid saavad vaid murdosa sellest palgast, mida teenivad nende lastetud või meessoost kolleegid. Boonuste, pensionimaksete või muude hüvede saamise võimalus on väike. Veelgi enam, neid võib vallandada või lahti lasta vaid minimaalse etteteatamisega. See omakorda loob püsiva soopõhise alamklassi emadest, keda majanduslikult ära kasutatakse kohe, kui nad otsustavad lapse ilmale tuua. Paljude jaoks on vanemaks saamine eluaegne ambitsioon või ainulaadne unistus, kuid see unistus muutub kiiresti rahaliseks õudusunenäoks ja asi läheb veel hullemaks. Kuigi Jaapani ühiskonna teatud valdkondades on toimunud mõningane areng, toimib suur osa ettevõtte kultuurist endiselt 70ndatest pärit arusaamade järgi. Mehed tõusevad üles, lähevad tööle ja hoolitsevad oma perede eest, samal ajal karjääriredelil tõustes. Samal ajal hoolitsevad koduperenaised majapidamistööde eest. Ambitsioonikad professionaalsed naised ei sobitu sellesse vananenud arusaama ja neid karistatakse selle tõttu ebaõiglaselt. Mõnda neist kiusatakse lausa kontorist välja. Seda nimetatakse Jaapanis mataharaks ehk emaduskiusamiseks. See on häirivalt levinud trend, kus rasedaid naisi koheldakse halvasti, alandatakse ametikohalt, hirmutatakse või jäetakse olulistest projektidest kõrvale. Neile avaldatakse isegi survet töölt lahkumiseks lihtsalt seetõttu, et neid peetakse ettevõtte jaoks vähem kasulikeks ja väärtuslikeks. See süsteem sunnib tänapäeva Jaapani naisi tegema raske valiku. Sa võid valida palga või lapse, aga mõlemad korraga ei saa. Silmitsi selle võimatu valikuga teevad miljonid naised mitte ainult loogilise, vaid paljude jaoks ainsa võimaliku otsuse. Nad valivad palga. Nad kindlustavad oma rahalist tulevikku ja ohverdavad selle nimel oma perega seotud unistused. Aga see süsteem ei murra ainult inimesi, see lõhub nüüd ka riigi infrastruktuuri füüsiliselt. Jaapani rahvastiku kokkuvarisemine ei paista välja ainult andmetest. See ei avaldu ainult viljakusgraafikutes ja rahvastikupüramiidides. Seda võib näha üle kogu riigi mahajäetuv kinnisvara ja poolikute majade näol. 2024 aasta andmed kirjeldavad riigi Akia ehk mahajäetud majade kriisi hämmastavat ulatust. Üle kogu Jaapani seisab täna tühjana lausa 9 miljonit maja. See moodustab 14% riigi elamufondist, mitte ainult tühjad, vaid paljudel juhtudel ka füüsiliselt lagunemas. Et neid numbreid paremini mõista, 9 miljonit mahajäetud maja oleks piisav, et anda kodu igale New Yorgi linna mehele, naisele ja lapsele. Terves kapitalistlikus majanduses peaks kinnisvara olema ülim rikkuse allikas. Selle nimel töötavad inimesed kogu oma elu. Nooremad põlvkonnad unistavad päevast, mil nad saavad koduomanikeks. Ajaloolised suundumused üle kogu maailma on peaaegu alati näidanud, et majade väärtus ajapikku kasvab. Inimesed investeerivad kinnisvarasse, maksavad oma hüpoteegid tagasi ja annavad oma vara edasi lastele, pakkudes neile tugevat majanduslikku stardiplatvormi. Jaapanis on see süsteem aga pea peale pööratud.
Noori peresid, kes on tegelikult valmis neid kinnisvaraobjekte ostma, jääb järjest vähemaks. Isegi need, kes pärivad mahajäetud kodud eakatelt sugulastelt, hakkavad neid üha enam nägema kohustuste, mitte varana. Sellel on mitu põhjust. Alustuseks on Jaapanis rangete kinnisvaraseaduste tõttu lammutuskulud astronoomilised. Nii et isegi kui inimesed ei taha päranduseks saadud kodus elada, ei soovi nad ka selle likvideerimise kulusid katta. Ja siis on veel maksuküsimus. Kinnisvara maksustatakse isegi siis, kui keegi seal ei ela. Kui Tokyo ärimees pärib oma surnud vanematelt vana kodu, peab ta äkitselt leppima sellega, et riik võtab temalt veelgi rohkem raha. See on jõudnud isegi sinnamaani, et inimesed peidavad end aktiivselt maksuameti eest või keelduvad päranduseks määratud kinnisvara vastu võtmast. Nad ei taha olla koormatud varaga, mis neid niigi vähese jõukuse ära võtab ega paku vastu mingit tegelikku väärtust. Selle tulemusena muutuvad terved linnaosad rahaliselt surnud tsoonideks. Need on täis lagunevaid hooneid, kus keegi ei taha elada, mille eest maksta ega mida isegi lammutada. Aga see pole ainus asi, mis laguneb. Aastakümneid on Jaapanil olnud ületöötamise maine. Töötajad olid sunnitud tegema lõputuid ületunde, veetes hilisõhtuid kontoris enne pikka kojusõitu. Veoautojuhid sõitsid päevade kaupa, tehes vaid kõige väiksemaid pause. Ehitusmehed töötasid seni, kuni nad enam püsti ei seisnud ja polnud haruldane näha kontoritöötajaid magamas rongijaama põrandatel. See pani nende vaimu ja keha tohutu surve alla, mis viis selleni, et mõned surid sõna otseses mõttes tööl. See oli nähtus, mida tuntakse kui karoshi ehk tööga seotud äkksurm. Seda juhtub üle kogu maailma, kuid eriti levinud on see olnud Jaapanis ja teistes Aasia riikides aastate jooksul. Tunnistades kasvavat probleemi, kehtestas Jaapani valitsus ranged piirangud seaduslikele ületundidele sellistes tööstusharudes nagu logistika ja ehitus. Nad püüdsid teha õiget asja. Nad püüdsid elusid päästa, kuid selle käigus tekkis hoopis uus probleem. Põhjus, miks nii paljud töötajad tegid nii palju ületunde, oli see, et see oli ainus viis riigi majanduse käigus hoidmiseks. See polnud õiglane ega eetiline, kuid see oli riigi logistika selgroog. Uued piirangud murdsid selle selgroo. Kui veokijuhid pidid töötama inimlikumate tundide piires, jäi transpordisektoril kohe tööjõust puudu. See tõi 2024 aastaks kaasa 14% puudujäägi tarnevõimekuses, mis prognooside kohaselt kasvab 2030 aastaks 34%-ni. Nii ongi tekkinud uus nähtus – ühiskondlik nappus. See tähendab, et isegi jõukad inimesed, kellel on uhked kodud ja palju raha pangakontol, ei suuda kaupu osta. Miks? Sest inimesi pole, kes viiksid need kaubad punktist A punkti B. Töötajad, kes täidavad tellimusi ladudes, laevad kaubaaluseid ja sõidavad veokitega üle riigi, on kadunud. Üks viis, kuidas paljud arenenud riigid on sellistele kriisidele reageerinud ja reageeriksid, on immigratsioonile tuginemine. Tuuakse sisse rohkem töötajaid teistest riikidest, et täita lüngad logistika ja tarneahelates. Aastaid keeldus Jaapan seda tegemast. Väga kinnise riigina on Jaapanil märgatavalt etniliselt homogeenne ühiskond, kus välismaised töötajad moodustavad vaid väikese osa kogu elanikkonnast. Kuid lõpuks andis riik järele. Nüüd avab Jaapan end immigratsioonile. Jaapan pöördub ka teise drastilise võimaluse poole, masinate poole. Kuid see on saatuslik valearvestus. Kogu kaasaegse ajaloo jooksul on Jaapanit sageli kujutatud peaaegu futuristliku ühiskonnana, mis on valgusaastate võrra ees teistest maailmariikidest. Seetõttu on paljud vaatlejad arutledes Jaapani rahvastikuprobleemide ja tööjõu küsimuste üle jõudnud samale järeldusele. Robotid lahendavad kõik. See kõlab lihtsalt. Jaapanil tuleb lihtsalt kasutusele võtta masinad, mis täidavad need ülesanded, millega riigi elanikkond enam hakkama ei saa. Tehisintellekti ja võimsama automatiseerimise tõusuga ei tohiks Tokyol olla seda raske ellu viia. Pikka aega uskus riigi valitsus sellesse ideesse. Kui astuda Jaapani haiglatesse, lähikauplustesse, hotellidesse ja logistikalaodesse, näeb nende investeeringute tulemusi. Robotid on kõikjal, alates iseteeninduskassade automaatidest kuni robotkätega sorteerimisseadmeteni ning hooldusrobotiteni, mis aitavad eakaid ja nõrku patsiente voodisse ja voodist välja. Aga see pine usk, et robotid suudavad asendada riigis puuduvaid töötajaid, jätab midagi väga olulist tähelepanuta. Jah, robotid võivad toota kaupu, kuid nad ei suuda neid tarbida. Nad suudavad optimeerida tarneahelaid ja muuta logistika tõhusamaks. Nad võivad lahendada riigi majanduse tarnekatkestuse probleemi. Aga see on ainult pool probleemist, sest robotid ei osta maju ega autosid. Nad ei käi väljas söömas, ei osta riideid, ei liitu jõusaalidega ega panusta tarbijamajandusse. Selleks on vaja nõudlust. Ja nõudluse jaoks on vaja inimesi. Jaapanil hakkavad need inimesed otsa saama ja selle tagajärjel kihutab Jaapan selle tagajärjel otse laastava nõudluse kokkuvarisemise poole. Ja kõik taandub kapitalismi põhialustele. Majandused ei saa toimida ainult tootmise najal. Neil on vaja tarbimist, et seda tasakaalustada.
ühte poolt saab automatiseerida, aga tarbijaid ei saa automatiseerida. Kui riik ei toeta oma nooremaid põlvkondi, ei kaotada ainult tööjõudu, vaid ka turgu. Jällegi on Jaapani valitsus püüdnud seda probleemi lahendada ja taas on mindud valele teele. Väidetavalt on sinna suunatud miljardeid dollareid, näiteks tutvumisrakendustesse, ettevõtete kosja sobitamise süsteemidesse ja toetustesse neile, kes alustavad pereelu. Kuid need programmid ei toimi. Enamik noori jaapanlasi ütleb, et nad tunnevad end täiesti kurnatuna, kui nad üritavad endale partnerit leida. Miljonid tööealised mehed ja naised ei tunne huvi ajutiste stiimulite või ühekordsete maksete vastu, mida valitsus neile pakub, sest nad näevad suuremat pilti. Nad seisavad silmitsi majandussüsteemiga, mis on nende vastu üles seatud. Nõudluse kokkuvarisemine ei ole ainult sisemaine probleem. See on juurdunud põlvkondlikus varguses, mis hävitab riigi majandusmootorit ja on terve põlvkonna ära kurnanud. Tegelik probleem seisneb süsteemis, mis seab esikohale vanemate põlvkondade rikkuse ja stabiilsuse kaitsmise otseselt noorematesse põlvkondadesse investeerimise arvelt. Andmed näitavad, et Jaapani majapidamistel on tõeliselt tohutu hulk finantsvarasid, mille väärtus ületab 2,2 miljardit jeeni ehk rohkem kui 14 biljonit dollarit. Kahjuks on 20, 30 ja 40 aastaste jaoks tohutu osa sellest varast koondunud pensionäride ja 65-aastaste ning vanemate eakate kätte. Nemad olid need õnnelikud, kes elasid läbi peaaegu imepärase sõjajärgse perioodi, mis võimaldas neil koguda tohutuid summasid kapitali. Nad said investeerida kinnisvarasse ja kasvatada oma pensionifonde ning täna seisab suur osa sellest rahast kasutult. Miljardite ja miljardite jeenide kaupa peidetuna seifidesse või nullintressiga pangakontodele. See on surnud raha. Seda ei investeerita majandusse tagasi, seda ei kasutata idufirmade ja ettevõtmiste rahastamiseks. Seda ei anta edasi ka lastele, kes on valmis elama asuma ja peret looma. Omakorda toetuvad Jaapani noorema põlvkonnad üha enam drastilisele rahalisele päästerõngale, mis ulatub kaugele nende riigi piiridest välja. Statistika näitab, et paljud noored jaapanlased saadavad oma olemasoleva kapitali riigist välja. Nad eiravad kodumaised aktsiaid ja hoiukontosid, eelistades globaalseid indeksfonde, välismaiseid aktsiaturge ja USA tehnoloogiaaktsiaid. See samm on igati mõistlik. Need inimesed mõistavad, et nende riik ei anna neile raha, mida nad vajavad soovitud elu elamiseks. Nad peavad igast saadud jeenist rohkem kasu lõikama. Investeerimine kahanevasse kodumaisesse turgu, kus elanikkond väheneb, on kindel tee varade kaotamiseni. Investeerides välismaale, loodavad nad saada tulu, mida neil on ellujäämiseks vaja, ja võib-olla kunagi ka õitseda. See võib üksikisikute jaoks toimida, kuid ühiskonna jaoks on see katastroof. Jaapani sisemajandus on olnud stagnatsioonis, sest vana raha ei liigu ja noor raha tormab välja. Aga kui sa arvad, et see on lihtsalt põnev tragöödia, mis toimub ühel Vaikse ookeani saarel, siis võiksid vaadata oma enda pangakontot, sest sinu tulevik on juba Jaapani-pärane. Aastaid nägid inimesed Jaapanit kui erandit, üksikut juhtumit, uudishimuobjekti, isoleeritud saareriiki, mis seisab silmitsi oma enda ebatavaliste, kuid ainulaadsete probleemidega. Ja nad eksisid. Tokyo kriis on hoiatav eeskuju. See on 20-aastane eelvaade täpselt samast majanduslikust kuristikust, millele kogu arenenud maailm iga aastaga aina lähemale jõuab. Jaapan oli lihtsalt esimene, kes hüppe tegi. See on sama majanduslik lõks, samad põlvkondade rikkuse kogumised ja samad ettevõtete eksimused, mida võib näha teistes riikides üle kogu maailma, Põhja-Ameerikast Euroopani. Statistika näitab, et paljud lääneriigid nagu USA, Kanada ja Ühendkuningriik kogevad sündimust, mis on tunduvalt alla taastetaseme ehk 2,1 inimese kohta. Lääs on suutnud oma struktuurset lagunemist seni ära hoida immigratsiooni abil. Riigid on toonud sisse miljoneid välismaiseid töötajaid, et tugevdada oma tööjõudu, teha madalapalgalist tööd ning teha sissemakseid pensioni- ja sotsiaalkindlustussüsteemidesse. Aga immigratsioon on vaid ajutine lahendus. See on plaaster, mis katab probleemi, kuid ei kõrvalda seda. Kui arengumaad industrialiseeruvad, hakkavad ka nende sündimusmäärad langema. Selle tulemusena väheneb ülemaailmne talendibaas ning konkurents töötajate pärast jõuab rekordkõrgustesse. Siis hakkavad ka sellised riigid nagu USA seisma silmitsi sama nõudluse kokkuvarisemisega, mida Tokyo on juba kogenud. Täpselt samad tagajärjed, mis õõnestavad Tokyo majandust, põrkuvad kokku lääne turgudega. Ja kui kapitalismi põhireegel murdub, kukuvad läbi isegi kõige tugevamad majandused ja tarneahelad. Sotsiaalne puudujääk ulatub tuhandete kilomeetrite kaugusele Tokyo piiridest. Sellest saab painav reaalsus, mis toob kaasa viivitusi, häireid ja enneolematu inflatsiooni. See pole ainult Jaapani probleem, see ootab meid kõiki. Tokyo noortel pole midagi viga. Nad on lihtsalt esimesed, kes mõistavad, et kaua kestnud sotsiaalne kokkulepe pole enam õiglane. Nad on katsejänesed, kuid see eksperiment hakkab laienema ülemaailmselt. Rahvastikukriis pole Jaapani ainus probleem.
Nad seisavad ka finantskuristiku serval ja selle mõjud ei jää ainult nende rannikule. Uuri välja ülemaailmne mõju videos "See pole nafta, mida peaksid jälgima vaid Jaapan" või vaata seda videot.